Tere hommikust kõigile. Oleme juba valmis ja ootel. Good morning, Alik. Yes, good morning. We pray again. Palvetame taas. Father, we are glad today Isa, meil on täna hea meel, because you have put in us gladness. sest sina oled täitnud meid rõõmuga. This is who you are. Sina oledki selline. You are all the time smiling with us. Sinul on kogu aeg naeratus näol, kui sa meid vaatad. A father that loves his children. Sa oled isa, kes sa armastad oma lapsi. And so we thank you for this morning once again, Ja me täname sind taas selle hommiku eest, that we may dwell in the bread you have set for us. et me võime asuda selle leiva juurde, mille sa oled meile valmistanud. Because Christ says, I am the bread of life. Ja et me elame selle leiva sees, sest et Kristus ütles, mina olen ise eluleib. And we thank you for this table today. Ja me täname sind selle laua eest täna In Jesus' name. Jeesuse nimel. Amen. Amen. We are looking at 1 Thessalonians 5:14. Täna võtame esimese Thessaloniklaste 5:14. And these were the exhorting words in his final benedictions. Ja siin on Pauluse sellised julgustavad või manitsevad sõnad, ülesõhutavad sõnad. They are words that lift your spirit when you hear them. Need on sõnad, mis tõstavad su vaimu üles, kui sa neid kuuled. Exhortation is for us. Sest selline ülesõhutus on meie jaoks. And he says in verse 14, Ja ta ütleb 14. salmis. he says, now we exhort you, brothers, Ta ütleb nõnda, meie aga manitseme teid või õhutame teid üles, vennad. warn them that are unruly. Warn them that are unruly. Hoiatage neid, kes on korratud. Comfort the feeble-minded. Lohutage neid, kes on pelglikud, ütleb eesti keeles. Support the weak. Toetage nõrku. Be patient towards all men. Olge pika meelega kõikide vastu. I don't know if your Bible in Estonian says, maybe the last part says, be patient with some men. Kas eestikeelne piibel ütleb siin salmi lõpus, et olge mõne inimesega kannatlikud? I think all the Bibles are saying, be patient with all men. Et ma usun, et kõik piiblid ütlevad, olge pika meelega kõikide inimestega. And this is what we are looking for, being patient with all men. Ja vot seda me täna vaatamegi, olge kannatlikud, olge pika meelega kõikide inimeste vastu. Patience is one of the greatest marks of spiritual maturity. Kannatlikkus, pikk meel on üks suurimaid tundemärke vaimulikust küpsusest. If you want to find the mark of a spiritual mature person, Kui sa tahad näha vaimulikult küpset inimest, look for the mark of patience, siis vaata, kas seal on pikka meelt, kannatlikkust. because the world that we are living in today, Sest see maailm, milles me täna elame, people are easily become angry. inimesed vihastavad nii kergesti. They are easily offended Nad pahanduvad, solvuvad kergesti and frustrated on simple things. ja nad lähevad väikeste asjade pärast endast välja. But God calls his children to be patient with everyone. Aga näete, Jumal kutsub oma lapsi olema pika meelega kannatlikud, Because that is the mark of our spiritual maturity. sest see on märk vaimulikust täisealisusest, küpsusest. One thing that I got to learn is that patience is not weakness. Ja minul tuli ära õppida see, et kannatlikkus ei ole nõrkus. And God told me that patience is strength under control. Jumal näitas, et selline pikk meel ja kannatlikkus on tugevus, on jõud, mis on kontrolli all.
And patience is the ability to endure difficulties. Ja kannatlikkus on võime taluda olukordi. You endure also mistakes Sa kannatad välja inimeste vead and delay without losing faith. ja kui asjad venivad ja viibivad, sa ei kaota usku. When you are patient, you cannot lose your faith or lose your self-control or love. Kui sind testitakse, siis sa ei tohiks kaotada armastust These ja are the few enesekontrolli. these are the few things that God revealed to me and spoke to me to say, listen here, when you have patience, you are patient in all things, you are not going to lose the love or the self-control. Et Jumal näitas, et kui sul on see kannatlikkus, siis sa ei kaota enesevalitsust ja sa ei kaota armastust. Or the faith. Sa ei kaota usku. When you look at Apostle Paul's life, Kui sa vaatad Pauluse elu, his life was there to instruct believers to be patient towards all men. siis tema julgustab olema kõikide vastu kannatlik. Not only friends or family members, Ta ei räägi ainult, et kannatage välja oma pereliikmed või sõbrad, but also difficult people that are around our circles. aga ka sellised keerulised, rasked isiksused, kes on meie ringkondades. In communities that we are and maybe working places, we have people that are difficult. Kui meie kogukondades, meie ümbruses, meie töökohas võib olla inimesi, kes on väga rasked. We have people that are weak. On need, kes on nõrgad. Even those who oppose us very strongly. Mõned võivad väga tugevalt meile vastu astuda. But one thing that we should have in us Aga üks joon, mis meil peaks olema, is to have patience with all men. On see, et me kannatame selle välja, kui oleme kannatlikud selle kõigega. God is always patient with us. Sest Jumal on meiega kogu aeg kannatlik. Before we can be patient with others, Enne kui me oleme teistega kannatlikud, we must remember how patient God has been towards us. me peame hoidma meeles, et kui kannatlik on ja pika meelega on Jumal meie suhtes. In Psalm 103 verse 8, See psalm 103:8 ütleb, the Bible says the Lord is merciful and gracious. Seal ütleb, et Isand on halastust täis ja suuremeelne, Slow to anger, aeglane vihastama and plenteous in mercy. ja sellist armu ja halastust täis. In 2 Peter chapter 3 verse 9, Teise Peetruse 3:9 ütleb, the Lord is not slack concerning his promise, et Isand ei viivita oma tõotust täitmast, but is long-suffering towards us. vaid ta on pika meelega kõigi vastu. God did not give up on us when we sinned, Jumal ei visanud meid minema, kui me pattu tegime. or he failed us up. Yes, can you explain? Failed us up. Yeah. What it is that God did not give up to say, I'm not going to be patient with you anymore because this and that is always coming from you. Jumal ei öelnud, et tal on kõrini meist sellepärast, et mis me oleme teinud. For him being patient with us, See, et ta on kannatlik. he gave us an opportunity to revisit our minds and our thinkings again. Selle pika meele sees ta annab meile aega ise jõuda järeldusteni ja ise nii-öelda oma mõtlemine korda panna. And we started growing up. Ja me hakkasimegi suureks kasvama. In that period of his patience, we are growing up.
tema on kannatlik ja pika meelega, samal ajal meie kasvame suureks. If he has been patient with us, Kui tema on olnud meiega kannatlik, we should extend the same grace to others. siis meil tuleb sama armu osutada ka teiste vastu. Though it's not easy. Kuigi vahel see ei ole lihtne. And when you check out patience is a fruit of the Spirit as well. Kui sa vaatad vaimuvilju, siis sa näed, et kannatlikkus on üks vaimuvili. In Galatians 5:23, 22-23, Galaatlastele 5:23. the fruit of the Spirit is love, Vaimuvili on armastus joy, peace, ja long-suffering, rõõm, rahu ja pikk meel. and so on and so forth. Ja sealt läheb edasi. Long-suffering means enduring difficult people. Pikk meel tähendab, et sa kannatad välja rasked inimesed And circumstances as well, ja samamoodi ka rasked olukorrad. without becoming bitter. Ja sa ei muutu selle sees kibedaks. There are circumstances that make us so bitter. Mõnikord on olukorrad, kus me kipume minema kibedaks. And there are some people around us that makes us angry every day. We become so bitter. Ja on inimesed, kes ajavad meid iga päev vihale ja kibestavad. If we know that we carry the mark of patience, Aga kui me teame, et me kanname seda küpsuse tunnust, we will check out our spiritual maturity by not becoming angry or bitter because of this. siis me vaatame üle oma vaimuliku küpsuse ja hoiame ennast minemast kibedaks ja vihaseks. We will control our anger Me paneme oma viha kontrolli alla, because we will give others time to grow. sest meil tuleb anda aega ka teistele, meile tuleb anda võimalus teistele ka ise suureks kasvada. Like the patience of God has made us to grow. We are growing every day. Nii nagu Jumala pikk meel on andnud meile võimalust iga päev kasvada. And we will forgive repeatedly. Ja me anname kogu aeg andeks. We will not choose who to forgive and who not to forgive. Me ei tee valikuid siin, et mõnele anname andeks, aga mõnele ei anna. And when we are spirit-filled, Kui me oleme täis püha vaimu, we trust God's timing all the time. siis me kogu aeg usaldame Jumala ajastust, Jumala aegu. One thing that was checked out from Jesus Ühte, mida sa võid näha Jeesuse pealt, was a life of patience. on see, et Jeesus on kannatlik. He showed his patience with his disciples, Ta oli jüngritega kannatlik, mainly when they lacked understanding of certain things. siis kui nad lihtsalt ei taibanud mõningaid asju, ta oli nendega kannatlik. He showed his patience to Peter when he denied him. Kui Peetrus salgas ta, siis Jeesus oli temaga pikameelne. Also Thomas when he doubted him. Kui Toomas kahtles temas samamoodi. And everyone who misunderstood him. Ja kõik, kes ei mõistnud teda. He had to show his patience. Ta oli ikkagi nende vastu kannatlik. He was like what Isaiah described in chapter 42, verse 3. Ta oli nii, nagu Jesaja räägib, Jesaja 42-43, mis ta oli. He was a bruised reed. Ta oli nagu murtud pilliroog. But never broke down. Selline räsitud pilliroog, aga ta ei murdunud. It was a reed that was fresh. Ta oli elav, värske. Brewed in every angle. Teda oli püütud murda nii ja teisiti. But never broke down. Aga ta ei katkenud, ta ei läinud katki. One thing that God has called us to do. Ja see on see, mis Jumal on kutsunud meid tegema. Is to help people to grow. Et me aitaksime inimestel suureks saada. Not merely criticize them.
et me lihtsalt ainult ei kritiseeri neid. It is very easy to criticize somebody, väga lihtne on kedagi kritiseerida, but it takes patience to make a person grow. aga et aidata kedagi kasvama, see võtab kannatlikkust. That really hit me when I looked at that very spelling. It Kui ma takes uurisin neid asju, siis see tõesti mind puudutas. when I looked at Square, then I thought, okay, God has been so patient with us. ma nägin, kui kannatlik on Jumal olnud meiega kogu tee Not merely to criticize everybody, ja Jumal ei käi ringi ja ei kritiseeri ainult kogu aeg, but to help them grow. aga ta aitab suureks kasvada, Though it is very, very difficult. kuigi vahel see on ikka väga keeruline. It's an episode that draws everything from you. Sellistes olukordades see nõuab sinult kõige kokkuvõtmist, Because the one that understands the timings and every period it will take is God. sest sa pead mõistma seda, et Jumala käes on kõik ajad ja kõik sellised perioodid on Jumala käes, et tuleb ära kannatada. But for me, it's just to exercise patience. Et mina pean nendes olukordades vastu pidama ja olema pikameelne. Patience preserves relationships. Kannatlikkus hoiab alles suhted. Some relationships are broken because of impatience. Paljud suhted katkevad kannatamatuse tõttu. People come out of marriages because Inimesed of impatience. lahkuvad oma abieludest sellepärast, et nad ei viitsi kannatada, kannatlikud olla. Families disintegrate because of not being patient to one another. Perekonnad lähevad laiali sellepärast, et ei taluta üksteist. Many relationships, marriages, Paljud suhted, abielud, ministries, isegi teenistused and friendship fail because of impatience. ja sõprused kukuvad läbi sellepärast, et ei olda pika meelega. Proverbs 15:18 scripture states, and I quote, Õpetussõnad 15:18 ütleb. you can read it in Estonian, maybe if you want to give a sweet taste. Õpetussõnad 15:18, sellel on magus maitse, nii et otsime selle ülesse. Siin ütleb, raevutsev mees õhutab tüli, aga pikameelne vaigistab riidu. It says in English, a hot-tempered man stirs up, Kuumavereline mees õhutab ülesse tüli, but he who is slow to anger quiets contention. aga kes on aeglane vihastama, vaigistab riidu. It's like a man that stirs up strife. Et sellised lühikese sütikuga inimesed, nad õhutavad ja keeravad ülesse tülisid. But he that is slow to anger appeases strife. Aga kes on pikameelne, see lepitab ja rahustab sellised kokkupõrked ja tülid, riiud. That is patience. Vaat see on see kannatlikkus ja pikk meel. Because patience reduces conflict. Kannatlikkus tõmbab konfliktid nagu rahunema, tõmbab maha. And one thing that patience does builds trust. Ja kannatlikkus ehitab usaldust. And also patience creates unity. Ja kannatlikkuses ehitatakse üks olemist. Promotes understanding between friends or people. Kannatlikkuses ehitatakse üksteise mõistmist, arusaamist sõprade vahel. How we know a patient person? Kuidas me tunneme ära kannatliku inimese? He listens before reacting. Ta kuulab ära ennem kui reageerib. They are not easily reactive. Nad ei ole kogu aeg nii-öelda sellised näppästikul, sellised reaktsioonilised. They are quick listeners.
Nad on varmad kuulama even before reacting. ennem, kui nad hakkavad plahvatama või reageerima. When you are patient during trial moments, Kui sa oled sellistes testikohtades kannatlik, because patience is not only dealing with people around you, but also there are moments that are trying moments within your life. see ei ole ainult see, et sa oled pika meelega, vaid need on ka olukorrad, mis panevad sind kõvasti proovile, eluolukorrad. It's the trying of your faith, which work out patience according to James. Jaakobus räägib sellest, et see kannatlikkus toob täiusliku usu. We need to let patience have her perfect work in us. Meil on vaja, et kannatlikkus teeks oma selle skulptori töö meie sees. Because the perfect work of patience in us Sest et selline täiuslik kannatus developed faith, arendab meis usku and develops good character. ja samamoodi ka arendab head iseloomu. And we are stretched to endure trials. Ja me oleme võimelised kannatama välja raskemaid proovilepanekuid. We are brought to spiritual maturity. Ja see on siis tunnus vaimulikust küpsusest. Most of the times God really uses waiting seasons to prepare us for greater blessings. Jumal kasutab selliseid viivitavaid olukordi, et hiljem tuua meie ellu suuremaid õnnistusi. I just wanted to bring out this to us that we need to have patience. Ma tahtsin selle meeldetuletuse täna tuua, et meil on vaja pikka meelt. It's a scripture of being patient with all men. Ja see kirjakoht rääkis, et me oleksime kannatlikud ja pika meelega kõikide inimestega. As we conclude in our subject, Kui me nüüd praegu otsad kokku tõmbame, want us to read Hebrews 6:12. vaatame Heebrealastele 6:12. Siin ütleb nõnda, ma loen 11. Me ihkame aga, et igaüks teist osutaks sedasama agarust lootuse kinnitamiseks kuni lõpuni, et ei jääks loiuks, vaid võtaksite eeskujuks neid, kes pärivad tõotused usu ja pika meele tõttu. And we desire each of you to Ja me show tahame, et te kõik, the same earnestness, et te sama siiralt osutaksite to have the full assurance of hope until the end, täielikku usuveendumust kuni lõpuni, so that you may not be sluggish, et ei läheks lohakaks, but imitators of those who through faith and patience inherit the promises. vaid võtaksite eeskujuks neid, kes pärivad tõotused usu ja pika meele tõttu. And many of God's promises require patience. Ja paljud Jumala tõotused eeldavadki meilt pikka meelt. Look at how long Abraham waited for Isaac. Noh, mõelgem kas või kui kaua pidi Abraham oma Iisakit ootama. Many of those that waited for this and waited for that. Paljud on piiblis pidanud väga pikki aegu erinevaid asju ootama oma elus. Many of the promises of God for us to inherit them, they require patience. Nii et kui me tahame oma tõotusi kätte saada, oma pärandit näha, siis see eeldab väga pikka kannatlikkust. And what patience does to us is to prepare us to receive the best from the Lord. Ja see kannatlikkus seab meid valmistab ette, et me suudame ära oodata Jumala parima. God's command is clear as I conclude. Nii et Jumala korraldus meile on väga selgesõnaline. He said, be patient towards all men. Ole kannatlik kõikide inimestega. Patience reflects the character of Christ. See peegeldab Kristuse enda iseloomu. It allows us to love people more. Ja see võimaldab meil inimesi rohkem armastada. It preserves relationships.
see kaitseb meie suhteid, hoiab alles meie suhted endure trials, and inherit God's promises. ja me tuleme läbi nendest proovile panekutest ja me saame kätte oma tõotused. When we choose patience, kui me otsustame olla kannatlikud, we become vessels of God's grace. siis meist saavad Jumala armu kandjad. In a world filled with anger and bitterness and impatience, selles maailmas, mis on täis viha ja kibedust, oleme meie kannatlikud. let's just pray to the Lord. nii et palvetame Isanda poole. And Father, we thank you Isa, me täname sind, for your patience towards us. et sina oled meiega nii kannatlik. Help us to be patient with all people, aita meil ka olla kõigiga kannatlik, even when they test our emotions. isegi kui meie emotsioonid pannakse proovile. Fill us with your spirit täida meid oma vaimuga and teach us to walk in love, ja õpeta meid, kuidas käia armastuses, to walk in forgiveness and understanding. andestuses ja mõistmises. Let the character of Christ be seen in us las Jumala iseloom olla nähtav meis, as we pray this morning. kui me palvetame täna hommikul In Jesus' name, Jeesuse nimel. amen. Thank you very much. Thank you, Elik. We will ponder Yes. around this word, et me mõtiskleme selle sõna ümber edasi ja laseme hooliku minema. Have a great day, Elik. Thank you very so much. Enjoy. Bye. No nii, mis me siis ütleme? Kuidas meile meeldib see sõna? Ega väga ei meeldi inimestele, juba lapsest saati meile ei meeldi see, kui meie vanemad on meile öelnud, et kannata. Sest et lapsel on eriti raske oodata, ma ei tea, isegi lõunasööki ära või millal auto kohale jõuab. Ma mäletan, kui mina olin väike, noh, kas ma seda nüüd mäletan, natukene mäletan küll jah, seda frustratsiooni, aga kui onu mind iga aasta siis kooli lõppedes viis Saaremaale vanaema juurde ja Mustamäelt sõitma hakates, siis ma juba Pääskülas küsisin, et kas me oleme juba varsti kohal. nii et ütleme siis pooletunnise sõidu järel oli juba kui lapse närvid olid otsas, et millal me juba jõuame, me olime alles Pääskülas. nii et vahel me oleme ka, et me näeme piiblist Jumala tõotust ja me tahame seda kohe, et Jumal, see on siin paberil, see kuulub mulle nüüd ja kohe ja miks ei ole. Ja siis läheb selliseks vaimulikuks jalgade trampimiseks. selliseks jonnipuhanguks on ju. et kuidas siis ei ole, kui on, et Jeesus, kus sa oled, siis anna nüüd mulle kohe ja praegu, sest mina pean selle saama nüüd kohe. ja siis on meeleheide, siis on pisarad, siis on depressioon, siis on kõik sellised enesekokkuvõtmised ja siis on kõik sellised asjad, mis käivad ebaküpsusega kaasas, kuni lõpuks see laps on treenitud. vaata, Taavet ütleb ka, et otse kui võõrutatud laps on mu hing minus. et sa lihtsalt puhkad Jumala rinnal ja ütled, et sina tead, millal on õige aeg, millal olen mina valmis, millal on teised valmis, millal sinu aeg nii kaugele jõuab. aga sa oled mulle tõotuse andnud ja ma tean, et see sünnib. et see küpsus on see, mis teab, et Jumala sõna on kindel ja ei vangu. see, mis ta on öelnud, see tuleb, aga see tuleb tema ajal ja see tuleb siis, kui nii-öelda kõik tegurid on jõudnud selle stardijoone taha ühte ritta. sina lihtsalt ootad kannatlikult ära, kuni see sünnib, eks. sest sellise jõu ja kärkimise ja käskimisega me enamasti näeme, et mitte midagi ei sünni, me läheme ise katki ainult, on ju. oled sa Jumalaga kannatlikkust kaotanud? mis siis on, sa ütled välja, mis sa asjast arvad ja siis oled sa ise pärast katki. ja siis sa pead Jumala käest andeks paluma
ja milleks, eks ole, siis paar-kolm korda teed sellist asja ja siis sa oled juba targem ja küpsem ja ütled, et ma ei hakka sellist tsirkust enam üldse tegema, sest ma tean, kuidas see ring käib. Kaotajaks jään alati mina, see, kes peab meelt parandama, olen mina, mitte Jumal. kuigi meil on vahel tunne, et see on Jumal, kes peab meelt parandama. huvitav, et eile ma just mõtlesin selle sõna peale, ma käisin palvetamas, jalutamas ja mul tuli kogu aeg see kirjakoht üles ja ma kordasin seda häälega, sest mul lihtsalt kogu aeg tõusis ülesse, issand ei viivita tõotust täitmast, kas ta peaks viivitama tõotust täitmast, aga ta on pika meelega. ja ma küsisin ta käest, et Jumal, sa ütled, et sa ei viivita tõotust täitmast, aga sa ju viivitad. ja huvitav, et Aalik tõi täna sellesama sõnumi, et tema ei viivita tõotust täitmast. aga ta on meiega pika meelega. miks ta on? huvitav, ma ei ole kunagi selle peale niimoodi mõelnud, et kui mõni tõotus venib, mida ta on lubanud, et see kuulub meile. aga kui see ei ole praegu meie ees, siis ta ütleb, issand on pika meelega. ma ei mäleta, kontekst oli vist see, et pika meelega ta ei taha, et keegi hukkuks ja kõik, aga me võime seda laiendada ka selliste igapäevaolude suhtes või meie endi jaoks, et kui ei ole tegemist hukkumises või päästmises ja maailma peale halastamises, vaid meil on mingi tõotus ja issand ei viivita tõotust täitmast, vaid ta on pika meelega. siis hakkad mõtlema, et Jumal, mille suhtes sina oled minuga praegu pika meelega? kelle suhtes sa oled pika meelega, et see olukord viibib? mida sa ootad, mis küpsemist, mis kasvamist? vaata, Aalik mainis mitu korda kasvamist. mis kasvamist sa ootad? mis küpsemist, millest arusaamist, mille suhtes täisealisusse jõudmist? mida sa ootad minult, et need head asjad on su paremas käes igaveseks ja alatiseks, nagu laul ütleb. aga miks sa hoiad seda oma paremas käes, aga ei anna seda, kui sa võiksid selle anda kohe praegu? mille suhtes sa oled pika meelega minu suhtes? ja kui me siis joondume nii-öelda tema käe alla ja oleme nagu see võõrutatud laps ema rinnal, ma arvan, et see asi tuleb nii vaikselt ja ilusti ja loomulikult meie ellu, kui me lõpetame ära selle frustreerumise. kui sa lõpetad ära sellise rapsimise ja meeleheitmise ja sellise kärsituse ja lased selle lahti ja usaldad Jumalat, siis ühel hetkel sa vaatad, et see on tulnud su ellu nii vaikselt, et sa ei märganudki, kui see on nagu elu loomulik osa ja see olukord on lahenenud ja see, mida sa ootasid, ongi kuju võtnud sinu elus, aga ilma sinu kärsituse ja sellise närvilisuseta. et väga paljud asjad tulevad meie ellu vaikselt, nii et me ei märka või tagantjärgi vaatad, et aga kõik see, mis sa rääkisid, see on ju kuju võtnud. ja mingil hetkel võid märgata, et oi, aga see, mis ma nägin unes mitukümmend aastat tagasi, see, mis sõnumi ma sain, see, mis nägemuse ma sain, see, mis mulle prohveteeriti, appikene ma ei märganudki, et ma täna elan selle sees, aga see tuli nii sujuvalt. see ei tulnud nagu sellise suure mürina ja pasuna puhumistega ja vaid see kuidagi vaikselt sammudes Jeesusega koos, päev-päevalt, millimeeter haaval, samm haaval. ja sa täna oled nende asjade sees, millest sa kunagi ainult unistasid. et oi, kui see tõotus võiks küll täide minna, eks. ja täna sa oled selle sees ja see on sinu jaoks loomulik ja normaalne. mäletate, mul on see lasteraamat, muinasjutud, kuningapoeg ja valge hobune, seal on üks muinasjutt ühest elevandist. see vist helesinine elevandipoeg või?
ja see oli tegelikult, te ei tea, kas see muinasjutt, sa võid otsida üles selle, terve see muinasjutt, mis seal raamatus kirjas on üksainus unenägu. Kui ta tahab näha, kuidas Jumal võib näidata unenägusid, terve muinasjutu sulle unenäos, siis loe seda, see on üks terve pikk unenägu. Kuidas see väike tüdruk leidis ühe kodutu helesinise elevandipoja ja hakkas seda süles tassima, hakkas tema eest hoolitsema. Et see väikene helesinine elevandipoeg, see on meie see helesinine unistus. Ja kuidas see tüdruk siis kandis teda ja kuidas aga ühel päeval oli see elevandipoeg kadunud ja ta ei leidnud seda mitte kuskilt. Ja võib ka olla niimoodi, et meie need helesinised unistused kaovad meil silmist ühel hetkel ja seda ei ole enam ja sulle tundub, et see ei saagi mitte kunagi täituda ja et ühesõnaga kasvame suureks ja seda ei ole ja lepime, et ma kujutasin endale seda asja ette ja sa paned selle asja nagu ära ja ei tegele sellega enam. aga ühel päeval see tüdruk läks jälle sedasama rada. jutt oli seal minu unenäos oli see tegelikult unenäos oli see, Tallinnas oli kunagi selline asi nagu Solnoki turg. ma elasin seal Vilte teel Mustamäel ja siis see Solnoki trollipeatuse turg oli seal mingi aeg, kui ma laps olin. ja minu unenäos oli see Solnoki turg. ja siis see tüdruk läks jälle sinna turule ja ta avastab, seal on üks suur hall elevant, kes otsib kedagi taga, vaatab veoautode kabiinidesse sisse ja mõtle, see oli minu unenäos. ja see suur hall elevant otsib nagu meeleheitlikult kedagi taga ja siis ta näeb seda tüdrukut ja ta tuleb siis suurte hüpetega, kalpsates tuleb selle tüdruku juurde ja tüdruk tunneb ära, et tema helesinine elevandipoeg on kasvanud suureks ja see on suur hall elevant. ja see paralleel meie eluga ongi see, et noh, näiteks keegi lapsena unistab nii väga õpetajaks saada ja see on selline helesinine unistus või sa midagi, noh, unistad võib-olla, kui saad kristlaseks ja võib-olla unistad Aafrikasse missionäriks minna, see on helesinine unistus ja tundub, et sa ei saa seda kunagi kätte, sest et noh, mitte midagi, keelt ei oska, raha ei ole, ühtegi teed ei ole, aga see on helesinine unistus, mida sa kuskil südamepõhjas kannad. see on midagi, mida sa tahaks teha või midagi, mida sa unistad, võib-olla peret või, aga tundub, et seda ei tule kunagi. ja võib-olla siis seal millalgi see unistus nagu murdub või läheb meelest ära. ja sa kasvad suureks oma meelest ja tegeled praktiliste asjadega ja nii-öelda noh, oled täiskasvanu. ja siis ühel päeval avastad, et aga ma ju teen seda, mida ma lapsena unistasin. ja nüüd ei ole see enam helesinine elevandipoeg, vaid nüüd on see üks suur hall elevant, kes tahab palju süüa ja tema eest tuleb hoolitseda. ja siis sa mõtled, et kui ma seda helesinist, sinist elevandipoega oma südame all kandsin, siis ma ei osanud arvatagi, kui palju tööd sellega on. see oli lihtsalt minu ilus unistus. aga nüüd on mul see suur hall elevant ja see tahab iga päev süüa ja selle eest tuleb hoolitseda ja et sellega, noh, see ei ole enam nii helesinine, aga see on sul käes, see elevant on sul käes. nii et võib-olla see kannatlikkus ja pikk meel, see, mida me igatseme ja ootame, mis tundub peaaegu võimatu. kui meil on kannatlikkust ja pikka meelt, siis ühel päeval me vaatame kõike seda, mis meil on ja mida issand on andnud. ja me näeme, et see ongi meil käes. see nõuab tööd ja hoolt, see nõuab vaeva, see nõuab pühendumist. aga ma arvan, et kui me vaatame tagasi, siis me ütleme, et see oli seda väärt. see oli seda väärt, see oli seda väärt. ma ei tea, ma tunnen lihtsalt, et ma tahaks öelda seda, et issand täidab unistused.
kogu selle hooliku tänase õpetuse kohta ma tahan öelda, et issand täidab tõesti unistused. Need helesinised elevandipojad, mis on meie unistustes alguses, ühel päeval sa vaatad selle suure halli elevandiga tõtt ja ta ütleb, et kas sa ei tunne ära, mina olen sinu beebi, mina olen sinu helesinine unistus. Et võib-olla siis täna ei räägigi rohkem sellise mõttega lõpetamegi, et las need helesinised unistused, olgu need olukordade kohta, inimeste kohta, midagi, mida me nii väga tahame saada, võib-olla mõni unistab rahust perekonnas. Ja see rahu perekonnas on tema helesinine unistus. Ära heida meelt. Ühel päeval on sul see rahu su perekonnas nagu suur paks hall elevant. Ja sa näed, et see, mis tundus kunagi nii kohutavalt raske ja võimatu, hoolitse nüüd oma suure paksu halli elevandi eest. Hoolitse selle rahu eest, täna issandad selle eest, sest sa saad selle kätte. Et võib-olla kui sul kuidagi tundub see sinu kohta käivat, otsi see raamat välja, see muinasjutt lastele. Helesinine elevandipoeg on see lugu ja raamatu pealkiri Kuningapoeg ja valge hobune, see on meil IM-i kirjastuse kodulehel. Ja loe seda ja mõtle, et kui Jumal näitas mulle sellise täispika unenäo. Ja seal oli veel lõpus oli see, et selle unenäo taustaks, mida seal ma ei, nagu nii täpselt ei öelnud seda, aga kuidas unenäos oli, et seal on lõpus on, kui see tüdruk leiab selle suure halli elevandi ja ta toob ta koju, siis ma elasin ju Mustamäel 4. korrusel ja mina olin see tüdruk, kes tuli sealt Solnoki turult selle helesinise elevandiga, kes oli saanud suureks halliks elevandiks. Ja ma pidin temaga ronima 4. korrusele oma väikesesse kahetoalisesse korterisse. Ja ma mõtlesin, et kuidas ma küll, aga ta oli minu laps, see oli nagu minu elevant. Ma ei saanud teda kuskile jätta, ma pidin temaga sinna 4. korruse korterisse minema ja ma mõtlesin, et kuidas ma nüüd saan selle halli elevandiga, et kuidas ma teda toidan seal korteris. Ja siis seal selles unenäo lõpus oli, pani pereraadio ja Ülo Niinemägi rääkis pereraadios. Ja Ülo Niinemägi ütles, et üks inimene, kes kolis ära välismaale, on jätnud pärandi selle tüdrukule, kes kandis helesinist elevandipoega iga päev turule ja tagasi. Et ta nägi aknast seda tüdrukut, kuidas ta seda helesinist elevandipoega kandis süles ja see nii puudutas teda, et nüüd, kus ta kolis ära võõrale maale, ta jättis kogu oma pärandi sellele tüdrukule, kes kandis seda helesinist elevandipoega tema elevandile. Ja see pärand oli kohutavalt naljakas, aga selles unenäos see pärand oli selline vana Eesti-aegne maja koos aiaga seal kuskil Jaan Poska tänava kandis, seal kuskil, kus on see metodisti kirik ja kus on need vanad Eesti-aegsed majad, see Kadrioru kant, see kvartal. Ja seal oli selline väikeste tornikestega väike ilus maja aiaga. Ja see oli selle välismaale kolinud inimese pärand mulle, see maja seal, et see elevant saaks aias rohtu süüa ja elada aias, mitte 4. korruse korteris Mustamäel. Nii et selline happy end oli veel unenäos, et isegi pärandi ma olin saanud, aga ma olin saanud selle pärandi inimeselt, kes oli nii-öelda ära läinud teisele maale, aga oli näinud, kuidas ma olen kandnud seda helesinist elevandipoega ja ta jättis mulle pärandi, mis oli täisvarustus selle suure halli elevandi eest hoolitsemiseks. Nii et seal on nii mitmetahuline lugu sellest, see räägib ju Kristusest, see räägib ju temast, kes läks ära nii-öelda taevamaale ja jättis pärandi. Ja see pärandi sees on ju kõik, mida sa iial vajad eluks ja Jumala teenimiseks. Ja see pärand oli minu puhul siis see aiaga maja seal Kadrioru kandis, et see elevant saaks elada head elu seal aias ja seal on
Anne Metsamaa joonistas ka ju pildi sealt sellisest majast ja kus seal elevant on aias lillede keskel, eks. nii et vaadake, kuidas Jumal võib rääkida selliseid mõistukõnesid ja tähendamissõnasid isegi läbi täispikkade unenäofilmide. aga selles on see lohutus, selles on see julgustus ja meenutus, et kui tundub, et sa kannad oma südame all sellist helesinist unistust, mis ei tea, kas kunagi tuleb, siis ühel päeval on sul see suur hall elevant, kes tahab palju-palju hoolt ja süüa, aga sellel päeval, kui sa leiad ta taas juba täiskasvanuna, selle elevandi, sul on ka kogu varustus, et selle elevandiga toime tulla. sul on kõik, mis sa iial vajad eluks ja Jumala teenimiseks, sul on olemas. nii et ma ei tea, kui mitmetasandiline see tänane hommik on ja kellele see räägib lihtsalt suhetes oma närvide hoidmisest ja pikast meelest ja et sa meenutad, et Jumal on pikameelne meie kõigiga, tohutult pikameelne. ta on oma kogudusega olnud pikameelne 2000 aastat. Jeesus on pidanud oma pruuti ootama 2000 aastat ja pole veel näha ka, et see pruut kavatseks suureks kasvada. kõike, mida see pruut praegu veel leiutab, aga ei ole veel märke, et ta oleks valmis pühitsema ennast täielikult ja ütlema, tule, issand, tule. aga ta on pika meelega. ja samamoodi, et kui meie paneme sellised parim enne tärminid oma elus, et ma olen pikameelne, vot nüüd seal ma näen 100 meetri pärast on praegu finišijoon ja kui selleks ajaks see inimene ei ole muutunud, siis mina enam pikameelne ei ole. aga sa jõuad sinna finišisse ja tuleb välja, et see oli su enda välja mõeldud finiš, see ei olnud Jumala finiš. Jumal ütleb, jätka, jätka, see on maraton. see on maraton ja ma üldse ei ütle sulle, mitu maratoni sa pead järjest jooksma, aga ühel päeval oled sa finišis ja sa ütled, et see oli seda väärt. sa oled ise muutunud selle teekonna vältel. sa oled ise saanud teiseks inimeseks selle teekonna vältel. kõik ju muutusid piiblis, Mooses muutus. sellest kärsitust Egiptuse väeülemast sai ju hoopis teine mees. Joosepist sai absoluutselt täiesti teine inimene selle maratoni vältel, eks Taavetist rääkimata. kõik, kellest piibel meile räägib ja on meile eeskujuks seadnud, nad muutusid protsessi käigus. et võib-olla see ongi see, et issand ei viivita tõotust täitmast, vaid ta on pika meelega. miks ta on pika meelega? no vot, sa pead jõudma sellesse päeva välja, et olla võimeline selle halli elevandi eest hoolitsema. on nii? me tegelikult ju, kui me tassime seda helesinist elevandipoega nagu unistust, me ei tea, mida see meilt nõuab. laps võib tassida seda unistust oma sees, aga ta tegelikult ei tea, mis see temalt nõuab, millist ettevalmistust, milliseid katsumusi, kui palju aastaid koolides, kui palju eksameid on vaja teha. ta tassib ainult seda unistust ühel päeval saada õpetajaks. aga see teekond, kas ta siis võib, kui Jeesus annaks talle selle unistuse praegu, ütleme, räägime siin 7 või 9-aastasest tüdrukust, kes unistab saada õpetajaks. kas ta siis, kui Jeesus ütleb, et hästi, see on sinu unistus ja okei, järgmine sügis sa hakkad koolis õpetama keskkooli või kas ta siis tuleb toime sellega, aga tal on unistus. jah, aga ta ei saa ju saada seda, saate aru? ta ei tule toime sellega. nii et on ka see, et see unistus võib olla, aga kas sa tead, mida see sinult sel päeval nõuab? kas sa tead, kui raske on sellel päeval seal kohas ja kuidas sul läheb vaja kogu ettevalmistust ja kogu kannatlikkust, kogu usku, kogu vastupidavust, kogu enesekontrolli, kogu Jumala iseloomu sul läheb endast vaja, et sellega toime tulla. ja vaata, ilmselt see ongi see Jumala pikk meel, kui ta ei viivita tõotust täitmast, ta ei viivita unistusi täitmast, aga ta tahab, et sul oleks täisvarustus sellel päeval, kui sa oma elevanti kohtad. nii et vaata, sellised huvitavad muinasjutulised mõtted täna.
aga siis tõmbame otsad kokku ja ma jätangi teid nendesse unistustesse ja unenägudesse, et mõtlema nende asjade peale, et mis on see, mida ma ikka veel oma elus unistan ja ootan või mis on see, mida ma kunagi unistasin, aga ma ei usu enam ja ma ei looda enam. Mõelge Abraham ja Saara ka ei uskunud. Me ütleme, et seal Saara naeris ja sellepärast pandi Iisaki nimeks Iisak, et naer, et Saara naeris, kui talle öeldi, et sa saad poja. Saara ütles, et kuulge, unustage ära, kuule ära kiusa vanainimest. kas mul peaks veel mingi huvi olema oma mehe vastu, nalja teete? ja Saara naeris, aga aasta pärast oli tal poeg, eks. aga see ei olnud ainult Saara. kui sa vaatate, kui alguses seda teemat seal tõstatatakse, siis Abraham ka naerab. mõlemad nad naersid, mis tähendab, vaata, sa naerad sel juhul, kui keegi ütleb sulle midagi, mida sa ütled, et aa ja tore, 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 sa oled hea inimene ja, aga tead, kuule, ära tule selle jutuga. ma tean, mis on võimalik ja mis ei ole. ära hakka mind häirima üldse, ära hakka mind jälle ajama rahutuks. ma olen lõpu teinud selle unistusega. ja tullakse, ütleks aasta pärast, ütleme aasta pärast oled sa Lõuna-Ameerikas, nagu sa oled alati unustanud. ah, kuule, ära nüüd tule selle jutuga siin mind hullutama. ma olen juba vana, ma ei jaksa enam. ma olen rahul sellega, mis on. ei, aasta pärast oled seal ja vaata siis, kui sa oled seal, siis on sul vaja kõike, kogu varustust, eks, et sellega toime tulla, mida sa kunagi unistasid. aga vaata, ega see ei olegi jumalik, kui ma oma jõudu kasutan, eks ju, et jumal teebki alati võimatu võimalikuks, eks ju. sa toetuksid Jumala peale, jah, ainult et Jumala peale, eks ju, et jah, mitte oma lihajõus, et ainult Jumala peale. ja alati, mida Jumal näitab, mis sa tead, et see on jumalik, see ongi, millega sina hakkama ei saa. aga Jumal jah, saab sinu läbi hakkama, jah. ja ta tõesti ei vea meid alt. jah, ta ei vea meid alt. täna minu elus on ka asju, mida ma ei ole veel näinud, mida ta on näidanud 30 aastat tagasi ja mitte ükskord ja see ei olnud eksitus ja see ei olnud viga vaid on asju, on erinevad teemad, mida ta on näidanud nii mitmeid kordi, nii mitmel eri viisil ja eri olukordade ja inimeste ja vahendite kaudu. et see ei olnud nagu mingi eksitus või ühekordne selline midagi. ja ma ei ole siiamaani näinud seda. ja see võtab ikka sellist, see on ikka selline see tuleahi või see jumala sõna puhastamine savist ahjus. et ikkagi mõelda läbi neid asju ja taas otsustada, Jumal, aga sina ju ei valeta. Jumal, sina ju ei vea alt. kuidas saab olla, et sa näitad nii mitmeid asju, seal üks asi, mida ta näitas mu vanemale pojale nii avatud nägemuses kui unenäos kui minule näitas tema kohta. ja et on võimsad asjad ja ma täna ei ole seda veel oma poja elus näinud. et Jumal, sina ju ei valeta, sina ei peta ema, sina ei peta last, kui sa lapsele näitad nii võimsaid asju, mida ta ei oska isegi mõelda ise. sina ise rääkisid temaga, Jeesus, sina andsid talle mõõga. ma täna ei näe seda, aga ma pean jälle ja jälle enda sees otsustama, et Jumal, sina ei, ma ootan edasi, ma olen pika meelega, sest sina ei viivita tõotust täitmast, aga sa valmistad olukordi ja asju ette. ma tean, et ühel päeval mul on see suur hall elevant õue peal ja siis mul läheb vaja kogu sinu tarkust ja nõu, et selle elevandiga toime tulla. aga see tuleb, see sünnib. jah, kõigi, jah. kõigi kohta. vaadake, mis ma seal selles helesinise elevandipoja unenäos oli. see pärand kirjutati selle helesinise elevandi nimele. ühesõnaga, see pärand tuli selle elevandi pärast, aga see tuli minu kätte, kuna mina elevandi eest hoolitsesin.
ja see oli nii huvitav, et mitte mind ei premeeritud majaga Kadriorus, vaid maja pärandati, et elevandil oleks hea olla, aga kuna see tüdruk peab hoolitsema selle elevandi ees, siis tema tohtis ka seal elada. Ja vot seesama ongi meie kõigiga, et kui see asi sünnib, siis on see issanda pärast ja tema töö pärast ja sina tohid ka seal olla, sest sina hoolitsed selle töö eest, aga see ei ole autasu või orden või preemia sulle. See ei ole sellega midagi pistmist, see on selle töö pärast. Ja siis sina lihtsalt, noh, sa oled see, kes siis ka tohib selle juures olla, eks ole, kes teenindab seda, mida iganes Jumal sulle siis annab, mida sa pead, on see pere, on see mingi kutse, on mis iganes see on, sina oled see, kes hoolitseb selle eest, mille Jumal on sulle unistusena alguses andnud. ja vaata, sellepärast sõna ütleb ka, et tundke ära oma kutsumine, eks ju. Et see on tegelikult väga väeline ja väga võimas. Sellepärast, kui siin, nagu Riina, sa ütlesid, et see on täitsa bingo, et kui sina sellest hoolitsed, Jumal kannab ise hoolt, see hakkab ise sind Täpselt, kandma. jah, Ta teeb kõik sulle üleloomulikult võimalikuks, et kõik tuleb sinu kätte, eks ju. Ja järjest rohkem sa lähed nagu aust ausse, usust usku, väest väesse. Ja huvitav. see kutse teenib sind. Et see lihtsalt on niivõrd väeline ja see on jumalik printsiip, jah. jah, see on huvitav, mis sa praegu ütlesid, et alguses me kanname seda helesinist elevandipoega süles. On ju, meie kanname seda unistust. See, mis iganes Jumal tahab meile anda, aga me kanname ja seda süles tassida on päris raske. On ju, isegi kui ta on väike londiste, aga seda tassida ikkagi süles iga päev turule ja tagasi, see on raske. Aga see on tõesti tõsi, pärast, kujutate ette, ei ole suuremat looma, kelle seljas ratsutada, kui on elevant. Ja pärast, kui sa oled selle elevandi poja suureks kasvatanud või Jumal on toonud ta sinu ellu juba täiesti suure elevandina, siis sina ratsutad selle seljas ja see suur elevant viib sind paikadesse ja tema kannab sind. Et huvitav mõte selline, et seda võib igaüks ise edasi mõelda, kuidas see siis välja võiks näha, kui meie elevandid kasvavad suureks ja kuidas meie siis suures rahus seal elevandi seljas õõtsume ja kõigume ja kuidas elevant väärikalt sammub läbi pikkade maade ja meie oleme seal üleval elevandi otsas täis rahus. See oleks ilus päev. Aga siis sellega täna, nende inspireerivate muinasjutuliste mõtetega siis lõpetame ja paneme need asjad igaüks ise palves Jumala ette, et me ei hakka siin avalikult mingit praegu palvet tegema. Igaüks ise teab, millest ta tahab isandaga rääkida. Aamen.